eks ole. Nii, et siis kordamine, et kõik tehted täisarvudega, kõik tehted täisarvudega, kõik reeglid uuesti. Täisarvudega siin on mõeldud ka negatiivsete täisarvudega. Nii, no mis see esimene reegel oli? Kui sa negatiivsele arvule, no võtame väiksed praegu spetsiaalselt, liidad ühe positiivse arvu, siis kui me vaatame need märgid, ees oleva märgi selle arvuga koos ja niimoodi kleevitakse külge, nippi tehakse palju, niimoodi, eks ole. -6 ja veel pluss 3, on ju. Et siis me rääkisime, et erimärgiliste arvude siis liitmisel, siis märgi paneme absoluutväärtuse poolest siis suurema arvult. No, võidavad siis need 6, -6 absoluutväärtus on 6, on suurem kui 3. Nii et miinused võidavad, need on rohkem. Ja suurem absoluutväärtust lahutame väiksema absoluutväärtuse. Oli nii? Nii, no on olemas, kellel veel see väga imelik ja raske. On olemas veel üks nipp, millest ma ei ole rääkinud. Et miinust sa võid vaadata nagu kui panganduses, kui on võlg, sinu võlg. Ja pluss on palk. Pluss on siis palk, et tuleb sul raha juurde. Sa olid võlgu 6 eurot, sa said palka 3 eurot, sa oled väga, no ikkagi sa oled ju korralik, sa annad kohe võla ära, on ju. Et pluss 3 läheb võla maksmisest siin ära ja ikka võlg sul jääb -3. Nii, aga kui on selline olukord, et see liidetav, see arv, positiivne arv, mida sa liidad, on suurem absoluutväärtuse poolest, et siin on -6 ja pluss 9 nüüd. Nüüd plussid võidavad ja suuremast lahutad väiksema. 9 -6 on 3. Ja? Me rääkisime, see on siuke esimese reegli sõda, ja? Erimärgilised. Nii, või võlgu 6 eurot ja palka said 9. No andsid võla ära ja ikka sul midagi järgi jäi. Okei, teine reegel oli meil negatiivsus suureneb, ja? Et miinus ja veel miinus. No veel suurem miinus, on ju? Et paned miinus ette ja absoluutväärtused liidad. See oli negatiivsus suureneb. Veel, eks ole. Aga kui me räägime jälle võlast palgast, võlgu 6 eurot, võlgu 3 eurot, nüüd on veel suurem võlg sul, 6 eurot, 9 eurot, on ju? Nii, et palun, et kui ükskõik kuidas sa meelde jätad, aga olgu meeles. Kui sa väiksemast lahutad suurema, siis vastus on alati negatiivne, see oli 3. reegel, oli väiksem miinus suurem. Et tegelikult see on ka sõda, sest see väiksemast seal on kirjutatud positiivsest arvud, sa lahutad suurema positiivse arvu. Ehk kui me jälle kleebime märgid arvudele külge, pluss 6 miinus 9, sõda, erimärgilised. Ja miinused muidugi võidavad ja 9 miinus 6 on 3. Räägime palgast. No oli sul 6 eurot ja nüüd tuli võlg. Automaatselt, eks ole, see sinu palk läks ära ja siis võlgu jäi -3. Nii. Ja igaks juhuks, kes täna puudub, tuletame meelde, kus need reeglid on õpikus. Üks hetk ma leian üles, et kus need reeglid, mida te kindlasti peaksite teadma. Lehekülg 74-75 õpikust. Vot need peab teadma. See loogika võib olla arv sirgega, eks ole, loogika. Mäletate, -6 pluss 3, kuhu sa jõuad, ja võib olla võlgpalk, võib olla sõda. Võib ka, kui sulle meeldib see õpiku sõnastus, mul ükskõik, peaasi, et nad oleksid sul peas, muidu sa ei oska. Isegi siis, kui 7. klassis tuleb arvuti kasutamise õigus sul seal novembris-detsembris kusagil, siis algebrat sa ikka ei saa pärast tehtud. Saate aru, algebrat sa pead ikka saama hakkama. X-idega taskuarvuti sulle ei arvuta mitte midagi, sa pead kirjutama niimoodi.
sa pead aru saama, palju on -20 + 5. Nii et palun, ärge endale probleeme tekitage. Mina neid reeglid rääkisin piisavalt, te olete tunnistajad, kes kohal käib. Et 4. Et kui on järjest märgid, ja näiteks pluss-miinus järjest, ja 6 + -3. No pluss-miinus on sama, mis miinus, on ju, see on sama. Et negatiivse arvu liitmine ongi lahutamine. No 6, see on niimoodi, jah. Et ja 5, mida sa pead teadma, et kui on miinus järjest, see on sama, mis pluss, sa pead teadma. Ja vot need reeglid õpikust, 9, 6 + 3. Et vot need õpikus on väga segaselt kirjutatud. Lihtsalt jätta see meelde, 2 väikest skeemi. Siis 6. on siis korrutamise reeglid, sa pead teadma, et positiivne arv korda negatiivne arv on alati negatiivne arv, jah, skeemid. Pluss korda miinus on miinus alati. Ja miinus korda pluss on ka miinus, on ju. Aga kui vot on mõlemad negatiivsed, issand jumal, mul täna juba mugav kuidagi pastakas, kui on mõlemad negatiivsed, siis miinus korda miinus on pluss, eks ole. No otse loomulikult, kui mõlemad positiivsed, siis on ikka pluss ka loomulikult. 7 on jagamise märgid, aga te pange tähele, et jagamise märgid ja korrutamise märgides reeglid on samad. Positiivne arv jagatud negatiivse arvuga on negatiivne arv, on ju? Negatiivne arv jagatud positiivse arvuga. Gabriel, tahad midagi öelda? Ütle julgelt. Nii, ei taha. No miinus jagatud plussiga on ka miinus. Täpselt nagu korrutise puhul oli. Kui on positiivne, üks positiivne, teine negatiivne, vastus negatiivne. Jagamisel ka. Ja kui on mõlemad negatiivsed, siis on alati pluss ka. On ju, pluss, miinus korda miinus. Ja miinus jagatud miinusega on ka pluss. Vot need reeglid peab teadma. Muidu me ei saa. Kuulge, no nüüd salvestamise lõpetame. Et meil oleks pärast